Tere kõigile, tere tulemast Tiiutara kanalile. Käesolev video on nädala energiavaate, mida toob siis nädal 11. kuni 17. mai kõigile meile. Tegemist on kollektiivse lugemisega, et võtta siit videost endaga kaasa see, mis sa tunned, et on sinu jaoks oluline, sinuga haakub, mis sa tunned, et ei ole, lase see lahti, järelikult on see kellelegi teisele. Valmis on mul pandud selleks nädalaks siia siis 7 kaarti, sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid siit endale siis kaasa noppida siis olulised sõnumid, et mis sa tunned, et sinu nädalaga siis võiks kokku minna. Ja iga nädala energiavideo lõpus on meil toimumas ka selline mäng, siit saad vastused siis 3 küsimusele. Milline tähemärk on sinu jaoks selle nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, saad sinna klikata, video hüppabki kohe lugemise juurde, mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt siis otsima. Ja enne veel, kui ma alustan, ma tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh. Kui sa oled hakanud Tiiutara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud ka videole laiki, mulle kommentaarides andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud, meeldinud, sobinud. Suur aitäh sulle ja aitäh ka kõigile teile, kes olete külastanud tiiutarat.ee kodulehte. Sinna on siis äsja ilmunud ka, mida toob suvi, juuni, juuli, august. Selline lugemine, kui sa tahad piiluda, mis suvekuud sulle toovad, siis sa saad seda teha tiiutarat.ee. Aitäh ka kõigile, kes on seda juba teinud. Me alustame siis nädalat mõõkade 2, mõõkade 2 õiget pidi. Meil on õiglus tagurpidi. Karikate kuningas õiget pidi. Natukene sellised Ameerika mäed on need kaardid meil täna. Siis kohtumõistmine õiget pidi, sauade 8 õiget pidi, õnneratas tagurpidi ja maag tagurpidi. Okei, päris korralikud suured kaardid. Meil on õiglus, meil on kohtumõistmine, õnneratas ja maag. Need on suured ja võimsad kaardid. Ja natuke süke üles-alla nädal võib-olla ka nendes kaartides. Sinu esimene kaart mõõkade 2 õiget pidi, ole valmis selleks, mida sa ei näe, et tulemas. Seda on väga imelik öelda välja sellist lauset, et valmistu selleks, milleks sa tegelikult valmistuda ei saa. Et päris huvitav. Mõõkade 2 tähendab, et me ei näe midagi tulemas. Inimesel on silmad kinni seotud tavaliselt sellel kaardil ja mõõkade 2 meil tulebki nagu kuidagi osata minna natuke pimesi, ikkagi nagu vooluga kaasa, tunnetada rohkem ja mitte jääda munema, mitte jääda passima ühe koha peale, isegi kui me ei tea, et mis must saab ja kuidas asjad lähevad. Mõõkade 2 on ikkagi see, et ma julgen minna, ma julgen proovida, julgen kätte võtta, julgen ära teha. Ja mõõkade 2 tähendab seda, et natuke pimesi, aga iga pimeda nurga tagant võib tulla midagi head, midagi üllatavat, eks ole. Alternatiivselt mõõkade 2 tähendab ka seda, et sul on mingi hea idee või mõte, sa venid sellega, oled võib-olla pikka aega veninud sellega, ma ikka ei tea ja ma ikka ei viitsi ja ma ikka ei oska, aega mul ka ei ole, raha ka ei ole, bla bla bla, on ju. Aga mõõkade 2 tähendab, et tegelikult on aeg nüüd ja praegu, tegelikult just ongi parim aeg alustada, parim aeg see ära nagu teha. Võtta kätte, hakka proovima, hakka katsetama, tee kas või see esimene samm ära, et mõõkade 2 kõige hullem, mis me saame teha, on istuda ühe koha peale hädaldada. Et see on nagu kõige hullem asi, siis kõik seisab paigal, siis me ei liigu üldse edasi, rahad seisab paigal, suhted seisavad paigal, meie elu tundub jube igav, aga tegelikult mõõkade 2 ütleb seda, et viga on meis endas. Et kui midagi on jamasti meie elus, see mõõkade 2 tuleb välja, et meile meelde tuletada. Me oleme ise enda elu loonud, me oleme ise võib-olla mõne veakese teinud, jällegi vigade tegemine on normaalne elu osa, kõik me neid teeme, kõik me ka siis nendest õppima peame, eks ole. Ja mõõkade 2 tuleb võtta vastutus enda elu eest. Vastutus, et mina tegin vea, mina tegin sellised otsused, mis viisid mu välja siia, järelikult mina saan ka kõike muuta, mina saan teha seda, toda, 3., 4., selleks, et mu elu läheks ka kohe paremaks, lahendada midagi ära, ja mõõkade 2 ongi võtta kätte ja hakka tegema. Mitte see, vaata, nagu ma ütlen, kõige hullem asi on see, et istuda ühe koha peale, hädaldada, üle mõelda, on ju. Et see kaart soosib pigem tegutsemist ja ka liikumist ja mõnikord me ei teagi, mõnikord me ei saagi aru, miks see inimene nii imelikult käitub, miks see asi nii läks ja me ei saa aru, mis me tegime valesti või mis juhtus. Ja mõõkade 2 ongi teadmatus, ongi nagu meil on küsimärgid pea kohal, mõnikord mõõkade 2 meie või keegi teine meie elus peidab ka pead liiva alla, ei taha midagi märgata, tunnistada, aga tead, mõnikord lihtsalt nii ongi.
inimesed ei tunnista enda vigu, me ise ei saa aru, mis toimub, aga tead, proovime kuidagi nagu edasi liikuda, ärme jää nagu selle asja külge nagu rippuma, eks ole. Et kui me ripume asja küljes istume, siis kõik on nagu ühe koha peal, et vähemalt kui me midagi liigutame, midagi teeme, midagi uut moodi mõtleme, siis hakkavad ka asjad nagu edasi liikuma. Seega, et kui sa tunned mingit paigalseisu või venimist sellest mõõkade kahes, siis tea, et sa saad ise liikuda, sa saad ise liigutada, sa saad ise midagi ümber otsustada, ümber teha, muuta ja siis hakkavad asjad hoopis võib-olla uues ja paremas suunas, eks ole, edasi liikuma. Ja järgi meil tuleb õiglus tagurpidi. Nüüd see on selle nädala tõenäoliselt kõige raskem kaart. Õiglus tagurpidi on punane suur hüüumärk. Vaata, mida sa ostad, vaata, kuhu sa raha kulutad, vaata, kuhu sa alla kirjutad. Midagi võib olla seal natukene mäda. Suure hurraaga ma ei hakkaks oma raha igale poole pritsima ja viskama selles kaardis. Ka õiglusega tagurpidi koostööd, nagu näiteks tööleping, tööandja versus töötaja, seal ka lepingus võib olla mingi konksud ja kalad sees, et me peaks kõik läbi lugema, enne kui me kuskil alla kirjutame, tee endale kõik info nagu selgeks. Võib-olla ikka igasugused tehingud ja lepingud ja mingid järelmaksud ja igasugused sellised asjad. Selle õiglusega tagurpidi ma oleks väga ettevaatlik, millise pikaajalise tehingu või lepingu ma enda jaoks võtan, kellega, millega ma ennast ära seon. Sest õiglusega tagurpidi midagi on ligadi-logadi. Keegi võidab, keegi kaotab. Ja kui sulle tuleb õiglus tagurpidi välja, sina kaotad. Teised saavad sinu arvelt midagi. Meil tuleb nagu kuidagi ka, et läbi rääkida rohkem, uurida rohkem infot, taustainfot ja ka jällegi, kui sul on vaja soetada endale midagi, siis uurida kõik poed läbi, kõik teenusepakkujad läbi, et me saaksime endale kõige parema ja kõige soodsama diili. Kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, paraku see seda on. Kui hakatakse peale suruma, osta nüüd, tee ära, muidu pärast enam ei saa, vaat see on ka suur ohumärk, eks ole. Et meid kiirustatakse liiga takka selle asjaga. Siis tuleb öelda stopp, ma panen üldse asja pausile, siin on midagi mäda, onju. Ja see puudutab rohkem nagu tehinguid, nagu äri, paberimajandus, lepingud, tehingud, mingid ongi nagu järelmaksud või mingid liisingud, igasugused sellised asjad. Ka nagu seadused, eks ole, õiglusega tagurpidi võime eksida mõne reegli seaduse vastu, meil tuleb näpuga ajada järge, et me teeme kõike ausalt ja õigesti, eks ole. Sest õiglus on ka karmakaart. Karma saab meid kõiki kätte. Karma võib olla ka väga hea. Käitud hästi, saad head karmat, käitud halvasti, saad halba karmat. Karma on tegelikult neutraalne, et meie ise anname hinnangud hea või halb, eks ole, sellele. Aga õiglus siis tähendab seda, kui keegi on sinuga väga halvasti käitunud, on see tööalaselt, on see rahaliselt, on see paarisuhetes, lähisuhetes, vahet ei ole, kes, mis, kus olukorras, õiglus klatib karma. Need, kes sinuga halvasti käitusid, nemad saavad oma negatiivse vastiku karma väga-väga valusalt endale tagasi. See võib olla natukene ka mesimagus hetk sulle, et naudi siis seda, selles ei ole ka midagi halba. Ja ise tuleb olla väga tähelepanelik, et me õiglusega ka käituksime väga hästi õiglaselt neutraalselt, et me ei looks iseenda jaoks mingisugust negatiivset karmat ja negatiivset olukorda, kus me pärast nagu kahetseme, et me tuleb nagu olla väga aus, sirgjooneline, autentne, et õigluse kaardist tulebki olla nagu kõik nagu info lauale, rääkida, seletada, selgitada, vabandada, korda teha, eks ole, et info oleks kõigile nagu läbinähtav, eks ole, et ka seda õiglust nagu otsib, et otsib tasakaalu, balanssi, selgust ja klaarsust. Ja tema on selline ontlik kaart, et tema tahab kõike õigesti teha. Ja kui on ebaõiglus kuskil, siis tema tuleb klattima ka, et meil tulebki nagu kuidagi mida rohkem me tasakaalukamalt enda elu elame, seda vähem me peame muretsema, et kuskilt mingi jama tuleb, et mida külvad, seda lõikad, eks ole, et mõnikord on hea endale meelde tuletada seda selles õigluse kaardis, aga hea, paberimajanduses, tehingutes olge ettevaatlikud, pigem tasub karta kui kahetseda. Pigem on see õiglus tagurpidi selline kaart. Nüüd aga tuleb uuesti Ameerika mäed järsku hakkavad ülespoole minema, meil on karikate kuningas õigetpidi. Armastus, õnnetunne, kõik on üliilus, karikate kuningas järsku on nagu emotsioonid laes. Selles kaardis armastus õitseb, vallalised leiavad endale elu armastuse, elu lõpuni koos abielluvad temaga, on õndsalt õnnelikud igavesti, forever. Karikate kuningaga, kes on suhtes, armastus aina süveneb, mingid draamat, tülid saavad lahendatud, rasked otsused tehtud, kõik klatitud ja
ja aga uuesti nagu armastus võidab kõik, et me arvame teineteisesse jälle ikka uuesti ära ja karikate kuningas on nii tugev ja sügav ja karikate kuningaga mõnikord armastussuhted ongi nagu sellised, et algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama, et tal on selline väga vesisügav põhi, et alguses hästi nagu on ettevaatlik ja julge ennast avada ja kas ma ikka usaldan teda ja siis aina rohkem ja rohkem avaneb, aina sügavamaks need tunded nagu lähevad. Ta on ka enesearmastuse kaart, ehk siis poputa ennast, hellita ennast, luba endale häid asju, osta endale toredaid asju, jällegi õiglus tagurpidi ütleb, et ära osta, on ju, ja siis karikate kuningas õigetpidi, ei, ma ikka tahan, vaata selline huvitav, vot sellepärast mõtlesingi, et see nädal on sellised natuke Ameerika mäed meil ja siis karikate kuningas on hästi armas kaart nagu paarisuhetes ja ka lähedased sõbrad ja vaata kuidagi sellised südamesse vestlused, toredad koosviibimised, olemised, et ääretult nagu nunnu energia ja karikate kuningas ka tead, see on looming ja spirituaalsus, et meie seest võib tulla ka nagu selline suur kreatiivsuse puhang või loomepuhang ja me tahame maalida, laulda, tantsida, õmmelda, riided, käsitööd teha, luua midagi siia maailma disainida, et karikate kuningaga lihtsalt tee seda, mis teeb sind õnnelikuks, et päris nagu huvitav kaart. Kõik uued inimesed, tutvused ma võtaks enda ellu vastu karikate kuningas. Tavaliselt nad on hästi südamlikud, sügavad, sõbralikud, toetavad, armsad, annavad head nõu, et jällegi natuke vastupidine kaart sellele õiglusele siis tagurpidi, kus me mõnikord saame enda ellu natuke selliseid omakasupüüdlikke või ärakasutavaid nagu inimesi, et selline kontrast nagu kahe kaardi vahel on päris tugev. Et ja karikate kuningaga siis saame korraks rõõmu tunda ja maha rahuneda, elu on jällegi imeline ja ilus. Ja siis meil tuleb järgi kohtumõistmine. Kohtumõistmine, see on üks kõige suurema mastaabiga kaarte tegelikult kaardipakis. See on uue elu algus. Kohtumõistmine on next level, aga mitte ainult 3 sammu, paar trepiastet edasi ülesse. Ei. See on reaalselt 1 miljon sammu. See on nii suur avardumine. Kohtumõistmisest tulevad meile uued paremad töökohad, rohkem raha, uued paremad suhted, uus elukoht võib tulla. Kolimist ennustab see kaart tihti, ka nagu tööalaselt paremat palka edasi liikumist. Kohtumõistmise nagu teine nimi on viimse päeva kohus või et ülestõusmine või ülestõusmispäev, et see on seotud nagu selle piibli temaatikaga, kus siis meie elu lõpul või et kui on ülestõusmispäev, siis nagu mõistetakse meie üle kohut, nagu et mis karmat me oleme loonud enda elus, kas me oleme olnud hea inimene või halb inimene, et see on selle kaardi nagu arhetüüp, et ja mõnikord kohtumõistmises, kuna me oleme alustamas selles kaardis, nagu me oleme tõusmas kõrgemale, me oleme mingitest vanadest raamidest ja kastidest hästi tugevalt välja tulemas, sisuliselt selles kaardis me seisame enda uue elu lävepakul, meie varbakesed on juba selle lävepaku peal, aga me ei näe, mis selles uues ruumis on. Uus suur tuba, me ei näe isegi, kui suur see on. Seinu pole, see on lihtsalt, seal ei ole ühtegi piiri. Kohtumõistmine tähendab, meie elu standardid tõusevad, meie raha tõuseb, meie suhted tõusevad. Me saavutame nagu järgmise ülihea taseme. See on suure hooga tõuseme ülespoole. Ja sellepärast meil ongi see õigluse kaart tagurpidi, mis klatib eelnevalt selle vana karma jama, kõik lahtised otsad tõmbab kokku, kõik, mis me oleme enda elus teinud, hea karma tuleb tagasi, võib-olla ka halb karma tuleb natuke tagasi, aga ta tasakaalustab selle nagu ära, et sellepärast ka see õigluse kaart tagurpidi siin on, et me ise ka nagu joondaksime ennast siia kohtumõistmisesse ja see on väga hea kaart. Kohtumõistmine on üks väga tugev ja väga hea kaart. Ja see viimse päeva kohus, see tähendabki seda, et sul on midagi lõpetatud, suur tsükkel sinu elus sai nüüd nagu läbi. Vanasse tsüklisse siis jäid need vanad õppetunnid, vanad karmad, vanad mingid suhteteemad, errorid, mingid rahateemad ja järgmine tsükkel on ju alati kõrgem, helgem, parem, kergem, rikkam, jõukam, külluslikum ja rohkem armastust, et sa oled tõusmas kõrgemale. Mulle meeldivad ka need roosid siin peal, et roosid tavaliselt ka sellist armastust nagu indikeerivad, et see ei ole nagu selline tavapärane sümbol sellel kaardil. Ja meil palutakse kohtumõistmine, vaata, et kujuta ette, võib-olla see ei ole nagu kõige parem harjutus ja osadesid inimesi võib nagu trigerdada. Kujuta ette, et sa oled enda elu nagu lõpul või et viimaseid aastaid, eks ole, elamas, oled juba hästi vana, halli peaga, ja sa vaatad tagasi enda elule.
ja mida sa näiteks kahetseksid, mida sa oleksid võinud rohkem teha? Kanda neid riided, mis sulle meeldivad, hoolimata teiste arvamusest. Äkki sa oleksid tahtnud mingit ägedat tööd teha või maalida rohkem või reisida rohkem või et mida sa jääksid nagu kahetsema, milline su elu võiks olla nii, et sa elu nagu viimastel aastatel tunneksid, et tehtud, mul on kõik tehtud, mul on kõik nii hästi, ma julgesin kõik ära teha. Et mis need asjad nagu oleks, mis see töökoht on, millised oleks su suhted, palju sul on raha, nagu, et kus sa elad näiteks, mida sa teed enda eluga. Et kohtumõistmine, ta on nii ilus ja avardav ja võimas nagu kaart, aga mõnikord tead, need suured asjad hirmutavad meid, et ma ei julge ära teha või et see unistuste töö või kuidas ma nüüd kolin ja kõik tundub väga suur ja hirmutav. Aga kui oleme enda elu vaata lõpul juba halli peaga, vaatame tagasi, siis see ju ei tunduks nii hirmutav. Siis on just see, et pagan, et ma oleks võinud ikka selle ka veel ära teha. Et nagu natukene sellist nagu mõtteainet, et kohtumõistmine, tema õpetab meile, et universumil ei ole tegelikult piire, seda sama räägib ka maag. Maag ja kohtumõistmine on kaks kõige avardunum. Nad lihtsalt nagu plahvatuslikult avardavad meie elu, need on kohtumõistmine ja maag, nad on mõlemad siin täna väljas. Ja mõlemad kaardid ütlevad, et universumil ei ole piire. Me saaks täpselt sellist enda unistuste elu elada, nagu me ise tahame, sest maag on ju ka seotud manifesteerimisega, eks ole, unistuste töö ja unistuste kodu ja unistuste elu ja see nädal on nii võimsad energiat, et selles maagis ja kohtumõistmises täitub kõik, mis me soovime. Kõik inimesed saaks hästi palju raha ja elada enda nagu kõige võimsamat armastuste suhet ja kõike nagu saada, eks ole. Ja siis meil on õiglus ja õnneratas tagurpidi, mis klativad vana karmat hästi tugevalt ja intensiivselt. Sellepärast see võib olla ka natuke intensiivne nagu nädal, aga sul palutakse esiteks unistada suurelt ja teiseks julgeda reaalseid praktilisi samme astuda, et enda neid unistusi täita ka. Ja mine reaalselt julgelt, selg sirge, mine pea püsti, mine julgelt edasi. Ainukene miinus, mis on kohtumõistmisel, on teiste inimeste kriitika, vingumine, kadedus, inisemine, kuidas ta nüüd julgeb sellist asja üldse teha, see on ainult puhas kadedus. Kohtumõistmine tuleb palju välja näiteks inimestele, keda on kiusatud elus, keda on koolis kiusatud, keda on tööalaselt kiusatud, keda on halvustatud, taga räägitud, kambast välja heidetud. Mitte, et oleks selline üksik või imelik, vaid et kohtumõistmine on just nii ilus ja äge ja võimas ja ta teeb võimsaid asju, et see tekitab nendes inimestes, kes ei julge seda teha, suurt vimma ja kadedust. Et see on see ainukene miinus nagu sellel kaardil ja see on meie õppetund. Et me ei laseks ennast sellel mõjutada, et me ei hakka enda imeilusat elu nagu piirama või et unistuste elu nagu tagasi hoidma, vaid mine pea püsti reaalselt lihtsalt edasi. Ja see on kajakate kisa ja tead, las külakoerad hauguvad, karavan peab ikka edasi minema, eks ole, et me ju ei saa lasta ennast nagu tagasi hoida teiste inimeste arvamusel, et see on ka üks selle kaardi nagu teema. No ja siis me hüppame sauade 8-sse. Sauade 8 on jällegi üli teistsugune kaart. Lahe, põnev, seiklusimuline, vahva, reisimiseks väga hea kaart, väljasõitudeks väga hea kaart, lõbus, uued tutvused tulevad, 100 head pakkumist võib tulla korraga. Tõesti, sauade 8-ga justkui nagu mingisugune laviin pääseb valla. Siit tuleb hea asi, sealt tuleb hea asi. Sõbrad ütlevad, lähme reisile, lähme välja, lähme sinna üritusele, lähme peole, teeme seda. Äkki sa tahad sellist tööd teha, siit tuleb rohkem raha. Sauade 8 tähendab nagu suurt küllust, ja 100 head asja juhtub korraga ja karussell keerleb väga kiiresti ja meie nagu mõtleme appi, seda on kuidagi korraga liiga palju, aga sauade 8 ma soovitan teha ära nii palju, kui sa vähegi jõuad, sest elu on hästi põnev. Ja sauade 8 reisimiseks hea kaart, ta tähendab ka seda, et kui on olnud mingisugused paigalseisud, et sa ootad nagu kellegi kirja, mingit e-maili, mingit vastust, tagasisidet ja seda ei ole tulnud ja sa juba hakkad üle mõtlema, siis sauade 8, kui ta on õiget pidi, siis nüüd hakkab tulema ja võib isegi mitu asja korraga nagu tulla. Ja vaata, mõnikord on niimoodi, kandideerid kuskile tööle, vastust ei tule, juba mõtled üle ja siis järsku kuu aega hiljem, kui nad lubasid, järsku tuleb vastus, et kuuled, et me ikka tahame sind nüüd siia tööle. Aga selleks ajaks on sul juba midagi paremat asemele saadud. Ja vaata, see point ongi selleks, et mõnikord need viivitused, kus meile ei vastata ja kõik see telefonikõne ja see meil ja see kõik venib,
tead, see peabki niimoodi olema. Et me võib-olla keskendume alternatiividele, leiame vahepeal hoopis midagi uut paremat endale ja väga hea, et just niimoodi läks, eks ole, saidki endale parema asja. Mõtle, kui sa oleks nagu selle esimese mõttetu võtnud, on ju. Et Saude 8 on selline huvitav nagu kaart, et ta soosib ka väga palju suhtlemist, vestluseid, sädistamist inimeste vahel, info liigub väga-väga hästi. Et kui sa oled tundnud natuke eluiga või et üksildane, siis Saude 8 on just nagu selliseid seikluseid ja põnevust ja nagu üritusi täis, et mingisugused ürituse kutsed, peokutsed, et Saude 8-ga absoluutselt tasub nagu minna, et hästi nagu tore kaart. Siis meil on õnneratas tagurpidi. Vaata, õnneratas ja õiglus, need on hästi sellised karmalised energiad. Ja õnneratas tagurpidi palub meil vaadata enda nõiaringid elus nagu üle. Mingisugused sisse harjunud korduvad mustrid. Kas me ei liigu hästi, kas me ei toitu hästi, kas iga kord, kui on stress, siis haarame näiteks magusa järgi, trenni võib-olla ei tee nii palju, kui peaks, või et meil on mingid mugavad harjumuspärased nagu sisse harjunud rajad ja rütmid, mis tegelikult võib-olla töötavad elus meile vastu. Ja õnnerattaga tasub hakata neid, vaata, et ka mõnikord meil on sellised nõiaringid elus, et nüüd ma hakkan näiteks trenni tegema ja nüüd ma hakkan õppima seda, ma olen parem inimene ja siis kuu aega võib-olla teeme ja siis jälle vajume tagasi nagu sinna vanasse mugavasse rütmi, on ju. Ja õnneratas ongi nagu selline, et meil tuleb kategooriliselt midagi muuta, siis muutub meie elu ka palju õnnelikumaks, et see ei ole ainult üks pisikene asi, mis ma siin nüüd hakkan tegema, et see on tegelikult kohtumõistmine, õnneratas ja maagia, õiglus, need on nagu suured elu ümberkorraldused. Õiglus ja õnneratas klativad mingit jama ja karmat ja mingi mõttetuid mustreid ja mõttetuid suhteid ja inimesi meie elust hästi puhastavad, klativad need minema ja maagia ja kohtumõistmine aitavad meil tõusta kõrgemale, saavutada rohkem. Et selline päris huvitav nagu kaartide kombo. Üks asi veel, õnneratas tagurpidi, ta räägib ajast. Kui ta on tagurpidi, siis võib-olla ei olegi nagu suur, nagu vaata, mitte õige aeg, vaid igal asjal on oma koht ja aeg. Ja kui me hakkame pingutama ja suruma ja ka rapsima ja nagu tõmblema, aga asi ikka ei lähe, siis ära tee. Aga jällegi, kui sa tunned, et sul on hea idee ja sa ei tea kuskilt, kus alustada, mõõkade 2 on ju ka meil siin on ju väljas, mõõkade 2 on just nagu vastupidine sõnum, et sul on mõte, sa oled veninud edasi lükanud, et alustada nagu võiks, on ju. Et siin on nagu sellised väga vastuolulised kaardid sellel nädalal, et nagu üks ütleb, et oota õige aeg ära, mõõkade 2 ütleb, et tegelikult ongi õige aeg ja vaata, nüüd tulebki hakata enda elust nagu niimoodi sorteerima ja vaatama, et mis on see asi, mille nimel ma punnitan, aga ikka ei lähe. Lõpeta ära, on ju. Järelikult ei ole see praegu aeg ja koht selle jaoks. Õnnerattaga niikuinii paari kuu pärast läheb see asi, on ju, et selles suhtes ta leiab oma õige aja ja koha. Aga samamoodi ka selles mõõkade kahas, et aga mis on see asi, mida ma tean, et ma tegelikult hullult tahan teha, see on põnev, see on lahe, aga ma ei viitsi alustada ja mul ikka aega ei ole ja vaata, me oleme selles nagu vinguvas mugavustoonis kinni. Vaat seda just tuleb nagu teha, et selline huvitav nädal, kus enda elu üle järgi mõelda, vaadata, mis mul siin toimub ja vaadata ka maagikaarti, hüppame nüüd maagikaardis vaadata, et mida ma tegelikult teha tahaksin enda eluga, kuhu ma tahan välja jõuda, mis on minu unistused, sest maag tagurpidi, see on ka kerge identiteedikriis, aga tead, see on normaalne, see on ka kusjuures maikuu kaart, on ju, ja maagikaart, tead, tagurpidi need identiteedikriisid, et ma tahan näiteks ära värvida enda juuksed tühja koha pealt, eks ole, tahan olla uus mina, uued riided, ma tahan hoopis uut tööd teha, tead, need on väga head, et korraks nagu üle elada see, et kes ma olen ja mis ma teen, vaata sellised hetked. Ja see nädal võib see nagu tekkida. Siin ei vahetu mitte ainult sinu identiteet või et sinu ka nagu see, et vaikselt hakkab midagi muutma, siin vahetuvad kohtumõistmises, võib vahetuda töökoht või elukoht, karikate kuningaga armastussuhted, et siin on palju nagu sellist ümberkorraldamise energiat, aga suures mastaabis, mitte pisiasja, vaid päris suured energiat. Ja maag reaalselt ütleb, et sa võid saavutada kõike, mis sa tahad. Aga kas sa tead, mida sa tahad kindlalt, eks ole, mis on sinu unistuste, kodu unistuste, töö unistuste suhe, et kus sa tahad välja jõuda, et maag palub sul natukene mõtiskleda selle üle, saada endale konkreetsemad eesmärgid paika ja see on täiesti okei, kui sa ka näiteks kuu aega tagasi võtsid endale ühe eesmärgi ja täna seda enam ei taha, see on ka okei.
see ongi maagikaart tagurpidi, ma olen uus inimene, ma ei taha enam seda asja, onju. Ja väga okei, et liigume nagu uues suunas. Ja maag tähendab, et sa oled valmis, sul on kõik ressursid olemas, maagil on käes võlukepp, see tema maagiline aspekt, eks ole, see on tema teadus, tema hing, mille ta enda töösse, enda ellu, enda suhetesse nagu loob ja paneb. Ja laua peal tema ees on tuli, vesi, õhk ja maa. Kõik elemendid on justkui nagu esindatud, need on väiksed aromõõgad, sauad, mündid ja karikad, on ju. Ja see sümbolina tähendab seda, et sul on kõik olemas, et saavutada enda elus, enda unistuste elu ja see next level, nii-öelda järgmine tase ära teha. Et sul on kõik olemas, isegi kui sa ei usu ja sa kardad ja sa ei tea, siis, ja isegi kui ei ole, universum annab sulle kõik, mis sul on puudu, sa saad. Ja maagikaart, see on nii võimas, et inimesed lähevad reaalselt võlgadest miljonäriks selles kaardis. Kohtumõistmine samamoodi. See on nii nagu ilus, kui need maag ja kohtumõistmine tulevad koos välja. See on natuke hirmutav ka, aga see on samas väga ilus, et siin on nagu võita nii palju, kui me vaid julgeks enda piiridest üle astuda, avarduda, ebamugavustsoonis olla, sellest vanast rütmist õnnerattaga tagurpidist, vanast mingist sisseharjunud rajalt nagu välja tulla. See on ebamugav ja see on hirmutav ja see on nagu kuidagi, mis must saab ja kas see üldse nagu annab midagi, eks ole. Meil on igasugused hirmud ja igasugused ülemõtlemised, aga julge hundirind on ülirasvane nagu nendes kaartides, et tõesti nagu proovida ära teha ja ka julgeda. Et on natuke intensiivsed kaardid, ütlen ausalt, energia on tugev, see võib kesta veel ka järgnevad paar kuud, kuna suuri kaarte on palju, suured kaardid tavaliselt kestavad paar kuud, väiksed kaardid paar nädalat, eks ole, igal kaardil omad mingid ajahetked. Ja tugevalt on esindatud maikuu selles maagikaardis, kohtumõistmine on tavaliselt märts, et see, mis sa nagu märtsis vaata mõtlesid või alustasid või et mis sa liikuma panid, et maikuus tekib nagu järgmine samm edasi, õnnerattas on tihti august-oktoober, õigus on oktoober, eks ole, et märts, mai, august-oktoober, et iga nagu teatud intervalliga, siin on toimumas nagu järgmine tase, et väga-väga nagu kuidagi sellised võimsad edasi arenevad kaardid. Vot niimoodi, tähemärkidest on meil siis väljas õiglus. Tema on siis kaalude tähemärgi esindaja. Karikate kuningas on kõik meessoost veemärgid, vähk, skorpion, kalad. Ehk siis need tähemärgid võivad sinu elus sellel nädalal suurt rolli mängida ja kui sa tunned, et see lugemine sulle meeldis, sinuga haakus, sa võid alati vaadata ka tiiutarot.ee, nagu ma ütlesin, seal on siis äsja ilmunud ka Mida toob suvi, juuni, juuli, august, et selline lugemine, et kui sa tahad piiluda, mis suvekuud siis sulle toovad ja suur aitäh, kui sa oled juba külastanud minu kodulehte tiiutarot.ee. Meie lähme siit nüüd aga edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab vastuse siis kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida tumesinine kivikene, lilla kivikene, punane kivikene, kollane, selline suur kivikene, siis on meil sinakas roheline kivikene, pruuni beeži täpiline kivikene ja valge kivikene, kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada, edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused siis meie küsimustele. Okei, alustame siis siit. Tumesinine kivikene. Tähemärk on meil kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, teisipäev, pigem rohkem siin teisipäeva peal ja vastus on vali uus suund, keskendu millelegi muule. Lilla kivikene tähemärk kaksikud, nädalapäev, teisipäev, vastus on vali uus suund, keskendu millelegi muule. Valge kivikene tähemärgid vähk ja lõvi, nädalapäev, teisipäev, kolmapäev, vastus on kahjuks ei. Siis on meil punane kivikene, tähemärk on kaljukits, nädalapäev on meil reede, laupäev, vastus on ei ja vali uus suund vahel ja meil on ka pruuni beeži täpiline kivikene, tähemärgi kaljukits veevala ja nädalapäev, laupäev, vastus on ei ja vali uus suund vahel, aga rohkem selle ei poole peal paraku. Siis on meil suur kollane kivikene, tähemärk kalad, nädalapäev, pühapäev, vastus on võib-olla ja selline sinakas roheline kivikene, see on krüsokolla, kus juures selle nimi tuli mulle meelde, tähemärgid jäär ja sõnn, nädalapäev, esmaspäev ja vastus on jah. Vot
vot niimoodi, kallikesed, armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva, üliäge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!